Kuu aega ragistasid Eesti tippettevõtjad kõvasti oma päid ja neil oli ka ääretult raske ülesanne, nimelt valida 259 noorte loodud äriideest välja 25, mis kandideerivad Ajujaht 2009 lõppvoorus ja huvi selle konkursi vastu oli ääretult suur sel aastal. Meil on külas konkursi projektijuht Kadri Ugand, tere hommikust. Ja 2009 aasta Säravõima idee tiitlivõitja Tiit Blank, tervist ja palju õnne. Enne kui hakkame sellest ideest rääkima, Kadri, me oleme sel teemal ka varem televisioonis rääkinud, aga seletame lahti, mis konkurss see ikkagi on? Ajujaht on noorte ettevõtluskonkurss, mille selline laiem eesmärk on uut noorte ettevõtjate põlvkonda peale kasvatada, anda noortele inspiratsiooni üldse ettevõtlusega tegelemiseks ja näidata, et see on tegelikult lihtne. Eelmisel aastal toimus see konkurss esimest korda, siis oli seis meil veel üsna selline roosa ja ilus. Sel aastal on tulnud üle 2 korra rohkem ideid, ehk et 259 kui eelmisel aastal, kuigi praeguse olukorras peab olema täitsa hullumeelne, et alustada oma ettevõttega. Et milles see aktiivsus? Ma arvan, et seda saab põhjendada erinevate aspektidega, et ühelt poolt on see, et see konkurss ise ja see kaubamärk on nii-öelda ennast juba sisse töötanud, noored teavad sellest rohkem, noored juba räägivad sellest, meil on esimesed tulemused, kes reaalselt siis võitsid midagi, et on selline edukogemus juba teiste pealt all, aga teine asi on ka muidugi see, et sel aastal me käisime ükshaaval kõigil nii-öelda kodus ära, et me käisime 12 erinevas koolis ja kolledžis nagu isiklikult sellest rääkimas. Ja ma arvan, et sealt sai see sõna rohkem laiali paisatud. Kas saab välja tuua ka mingid piirkonnad, koolid, kõrgkoolid, kust on tulnud rohkem ideid? Tartu Ülikoolist oli esirinnas? Jah, Tartu Ülikoolist tuli seekord kõige rohkem ideesid. Kui eelmine aasta tuli Tehnikaülikoolist, et siis see aasta me lootsimegi, et me saame Tartust rohkem ja saimegi, et Tartust tuli lausa 40% ideedest. Ja järgnesid siis TTÜ ja ka teised koolid, et mis meile see aasta eriti meeldis oli, et kunstiülikoolist EKAst tuli ka väga palju ideesid. Enne kui me nendest ideedest räägime, mis valdkonnast need ideed on, siis Tiit, sinu meeskond võitis Säravõima idee tiitli. Mis idee see oli ja kuidas te selleni üldse jõudsite? See idee on alustada tigutuulikute tootmist, mis siis on mõeldud eramajadele, väiksele tarbijale. Ja ise ma jõudsin selleni läbi unistuse ja minu unistus on olnud, et ühel päeval looma endale kodu, kus siis energiavajadus saaks kaetud taastuvenergiaallikatest. Ja see on mind viinud kokku selle valdkonna spetsialistidega ja sealt edasi uuris erinevaid tehnoloogiaid, tundus meile, et see on võimalik. Kus see kodu peab Eestis asuma, et see tuulik ka niisama seal ei peisitaks, vaid tööd ka teeks? Selle tuuliku eripära ongi see, et seda tuult on vaja suhteliselt vähe selleks, et see asi tööle läheks. Ja idee erilisus seisnebki selles, et ta on magnetpattidel leviteeriv, nagu ütleb siis meie meeskonna nimigi, ja tänu sellele võib ta olla igal pool põhimõtteliselt tuult jagub kõikjal. Ja täidab ühe majapidamise ootused ja soovid kõik ära? Praegu arvutuste järgi küll, jah. Millised lootused sul seoses selle konkursiga on? Soovime, et Ajujaht sillutaks meile teed maailma, annaks meile tagasisidet selle kohta ja sa oled võitnud Säravõima idee tiitli, see ei tähenda, et sa ei või finalistide seas olles võita ka seda peapreemiat? See on meie praegune eesmärk, et see idee saaks teostatud selle kaudu, jah. Kõlab väga innovaatiliselt, kaasaegselt. Kadri, millised olid üldse need valdkonnad, kust need ideed tulid ja kust neid rakendada? Sellel aastal tuli kõige rohkem ideesid sellise IT, tarkvara, mobiilitehnoloogia poole pealt. Et võib-olla see on seletatav just sellega, et need on pigem sellised nutikusel põhinevad ideed, et kuidas olemasolevaid asju kombineerida ja Eesti teadagi selline interneti tarkuse tase on nagu kõrgem kui võib-olla mujal. Aga oli ka täiesti seinast seina teenused, meelelahutus, keskkond ja nagu ma ütlesin, disain oli ka päris mitu tükki ja nendest sai ka päris mitu tükki finaali. Võtta näiteks disain, mis ettepanek, mis ideed seal olid? Seal olid
Ütleme, alustades sellistest riiete teemalised sellised uudsed disainimeetodid kuni selleni välja, kuidas näiteks jalgrattalukk disainida sinna posti sisse või võrkpallivõrk kuidagi pakkida teistmoodi või selles mõttes olemasolevate asjade teistsugune nutikas lahendus läbi selle toote disaini. Kuivõrd kasulik see konkurss ikkagi on, et palju neist ideedest reaalselt ellu jõuavad? Eelmisel aastal oli siis meil samamoodi 25 finalisti ja nendest on 6 inimest endale juba täna ettevõtte loonud. Et selles mõttes võib öelda, et ikka teatud protsent hakkab seda tegema suhteliselt kohe ja ma loodan, et nendel ülejäänutel on ka ikkagi ettevõtluspisik sisse jäänud. Et selles mõttes meie esimene eesmärk ei olegi võib-olla see, et meil nüüd 25 ettevõtet iga aasta toodetakse, vaid see, et just see ettevõtluspisik noortele sisse jääks ja et nad siis seda oma elus edaspidi arendaksid. Küsimus mõlemile, et kuidas see tase tundus, ideede taset? Kindlasti Tiit, sina nägid ka kõrvalt oma konkurente, et mis ideed on, et on sul suured ja tugevad vastased? Ma tunnistan, et ma olen rohkem olnud keskendunud oma ideele ja ei ole teiste ideedega niivõrd kursis. Küll aga ma tean möödunud aastast seda, et see tase on kõrge ja kui eelnevalt oli ka küsitud, et mida ma ootan ajujahilt, siis see seltskond, kes on saanud finaali, on juba niivõrd tugev, kellega on hea kohtuda, et just seda sotsiaalset gruppi. Ma arvan ka, et see asja mõte ei olegi niivõrd see tiitel või võit või raha, aga tegelikkuses see kõige suurem väärtus ongi see kontaktide võrgustik ja need mentorid ja hindajad ja koolitajad, kelle poole võib siis hiljem suvalisel hetkel pöörduda ja abi saada siis oma ettevõtte arendamisel. Kas ajujaht 2010 on see täiesti kindel või pigem arvestades praegust olukorda võib-olla hakkab ära vajuma või just veelgi enam tõuseb? See on täiesti kindel ja sama kindel on ka ajujaht 2011 ja 2012, sellepärast et meil on selja taga ühelt poolt siis ettevõtlusarendamise sihtasutus, kes seda korraldamist rahastab ja teiselt poolt meil on selja taga väga mitmed Eesti edumeelsed organisatsioonid ja ettevõtted, kes siis on kokku pannud meile välja auhinnafondi ja nemad on ka meiega koos kokku 4 aastaks. Väga tore, soovida jääb ainult jõudu, lennukaid ideid, nii et Tiit järgmisel aastal uuesti, eks? Vaatame. Kui aega jääb nende tikutuulikud või? Tikutuulikud, magnetitel hõljuvad tikutuulikud. Väga armas. Edu teile, aitäh! Aitäh! Köögis, Tom?